no nagu ikka, iga meistrite nurga projekt saab alguse puumarketist. Nagu eelmisel korral lubatud sai, siis seekord teeme aiatööriistadele ühe sellise väikese panipaiga. Selleks valime endal välja 11 puitmaterjali puumarketist, võtame natukene voodrilauda, millest küljed teha, võtame natukene karkassimaterjali, kasutame ööbelpuitu 45x45 ja hakkame meisterdama. Iga värske aiapidaja teab, et kõigepealt tuleb osta endal kapides tööriistu, siis hakata alles mõtlema, kuhu need tööriistad panna. Nõnda meie ka siin täna, et nurgas on terve suur hunnik tööriistasi, mis vajavad kuskile panekut ja nagu eelmine saate lõpus juba lubasime, siis väikse tööriista sellise kapi või panipaiga ehitama peaksime. No tegelikult oleme töödega juba pihta hakanud, mul on siin mõned operatsioonid tehtud. Kuna see on üsna selline aega nõudev töö, siis meistrite nurga saatelõigust natukene jääb puudu. Küll aga ma räägin ära mõned nõksud, mis ma siin kasutasin. Siin on võib-olla panipaiga jaoks üllatavaid töövõtteid kasutatud, näiteks selline klassikaline laua või tooli juures kasutatav töövõte, et kuidas siis sisemine raam kinnitatakse nurgapostide külge. Tavaliselt tooli laua juures on tegu siis sellega, et on lauajalg või toolijalg, selline püstine ja siis see plate pannakse peale siis sellise karkassi ja sellise nurgaklotsiga. Mõne sõnaga räägin, kuidas ma selle nurga täpsemalt meisterdasin. No, siin on laua peal, maketi peal on seda hea lihtne näidata. Nüüd, kui me kujutame ette, et see on mul siis see karkassi nurgapost, siis me peaksime siia sobitama selle karkassi. Meie mõte oli see, et kui me laudise peale paneme, siis see laudis võiks jääda ühte tasapinda nende nurgapostidega. See on tegelikult, ütleme, puhtalt sellisel stiililistel kaalutlustel. Loomulikult võiks ju teha karkassi kapil sellise, et roovitus ja laudis jookseb kõik selle karkassi pealt. Aga see jääb selline natukene omanäoline. Nüüd selleks, et me saame teada, kuhu siis täpselt see karkass siin posti küljes kinnitub, selleks me kasutamegi seda sama laudise siukseid jääkjuppe. Saame panna paika siis selle, et see laua jupi väliskiht või välispind oleks siis meil selle posti välispinnaga tasa. Ja niimoodi oleme kindlaks teinud, kuhu meil siis täpselt see nii-öelda karkass, horisontaalkarkass kinnitub. Ja siit meil tegelikult on ka nüüd näha, et ta päris nii-öelda selle posti nurka ei tule, et ta jääb siit, astub siit mõned millimeetrid tagasi. Nüüd järgmise detailina ongi meil vaja seda nii-öelda kolmnurkset klotsi, millega me siis kogu selle krempli endal kokku seame. Selle laseme sae peal kiiresti välja. Nüüd selle nurgaklotsi tegemisel tegelikult on selline nõks, et see klots ei tohi olla liiga lühikene, sest siis ei hakka meil see süsteem tööle. Antud juhul on meil siin vaja natukene sellist klotsi sükest küljepinda näha, et see toimiks, aga tegelikult võib see klots olla ka pikem. Kui ta pikem on, siis tegelikult see mehhanism toimib täpselt samamoodi. Ja kui nüüd seda asja lähedalt vaadata, siis tegelikult juures oleval pildil näebki ära, kuidas see asi täpselt kokku käima hakkab. Nüüd, kui meil jupid on valmis tehtud, siis meil on vaja tegelikult laua külge kinnitada see oma krempel, sest et see teeb meil töö oluliselt lihtsamaks. Selleks on hea, kui laud on selliselt ehitatud, et on võimalik teda serva alla pitskruviisi kinnitada. See on alati hea, sellepärast, et see on tavaline asi, et töölaua külge tahad midagi kinnitada, mis aitab siis mõnda operatsiooni lihtsamalt teha. Nüüd võime endale üleliigsed jupid eest ära võtta ja proovime siis selle kolmnurga enda selle raami külge kinnitada. Nõnda, ja nüüd selleks, et me saaksime nii-öelda siis selle nurgaposti siia külge kruvida, kasutame me selle jaoks sellist paraja pikkusega kruvi ja laseme talle ka samamoodi augu ette. Sest kuna meil on kasutusel siin väga väikesed puitklotsid, siis selliste väikeste puitdetailide klotsidega töö tegemisel on väga lihtne kruviga need klotsid pooleks lasta, nii et igal pool augud ees on hea mõte.
nõnda, ja nüüd saame kohe teha selle katse lõpuni, paneme oma selle nii-öelda testnurgaposti siia nurka ja laseme siit selle kruvi diagonaalist sinna sisse. Ja tegelikult see mehhanism nüüd töötab selliselt, et see nurgapost tõmmatakse jõuga siia nurga sisse ja kogu see konstruktsioon jääb väga hea ja jäik nii-öelda, et mingit mängu siia sisse ei jää, sest et sa tõmbad selle posti siia ligi, et ta ei ole lihtsalt külge kruvitud, vaid ta on nii-öelda jõuga siia vastu tõmmatud. Ja selline ta on. Ja kui nüüd seda pilti vaadata, siis paljud tunnevad selle ära võib-olla tooli või lauajala juurest, kui plate pealt maha on võetud. Ja täpselt samamoodi see mehhanism töötab ka meie kapis. Nüüd laudis, nagu rääkisime, läheb siia nende postide vahele. Aga küsimus on nüüd selles, et kuidas me selle laua täpselt õige pikkusega lõikame. Üks variant on siin lihtsalt väga täpselt mõõta ja siis selle järgi lõigata. Aga mina mõtlen, et ma teen endale natukene asja lihtsamaks, et see laudi selle õige pikkuse märkimine oleks lihtsam. Võtan siit paar niisugust klotsi endal, mida ma saan ajutiselt kasutada. Lasen need siia karkassi otsa. Nõnda. Nüüd on asi lihtne. Paneme endal selle laudise siia. Joonlaua paneme nii-öelda siia šablooni taha kinni ja saame siia kohe täpselt joone peale tõmmata. Nii, ja need otsad me lõikame nüüd nurga all. Meie puhul siis on katuse kaldeks 27 kraadi. Nüüd ennem kui ma laudisi siia seina külge löön, ennem ma pean ära tegema natukene värvitööd. Lõpuni me neid praegust ära ei värvi, sest et siis see on meil natuke keerukas neid siia paika panna. Küll aga ma värvin ära need soonepõhjad, sellepärast et siia pärast ei pääse lihtsalt ligi ja kui puit hakkab seinas nii-öelda siis paisuma kokku tõmbama, siis tegelikult need soonepõhjad võivad tulla kas rohkem nähtamale või vähem nähtamale. Värvimises kasutame nagu ikka osmovärve, need on kvaliteetsed, hea katvusega, kaua kestvad, nendega on mugav tööd teha. Pintsel, tegelikult nagu näha, pintsel on meil juba ammu kasutuses. Muide, osmo pintslid on väga kvaliteetsed. Neid tasub pesta peale kasutust ja uuesti kasutada, et need ei ole kindlasti seda sorti pintslid, mis tasub ära visata. Nii, meil on värvivalik selline hele beige, aga muide värvivalikust rääkides siis kordame üle selle, mis me juba tegelikult oleme korra varem rääkinud. Nimelt osmo värve saab hakata nüüd ka peagi toonima, kui varem pidi võtma nii-öelda nende värvivalikust mingi olemasoleva värvi ja sellega leppima, siis nüüd on ka nendel tulemas värvi segamise võimalus, mis tähendab seda, et igaüks saab valida täpselt sellise värvitooni, nagu tal vaja on või mis mingi olemasoleva asjaga kokku sobib. Nüüd siis proovime käia just ainult selle soone põhja üle, sellepärast et kõik muu hakkab meil käsi määrima, kui me seda hiljem paika paneme. Laudise paigaldame pisikeste naeltega, sest et naeltega on hea see asi ära takistada, need naelad näha ei jää. Hiljem saame siis juba kruvidega selle üle kinnitada. See kapp on piisavalt väike, piisavalt õbluke, et me sellist nagu võimast sarikalahendust siin ei vaja. Me teeme nii, et me lõikame kohe need lauad sellise viilkatuse kujuga välja ja tegelikult selle laua külge me paneme siis endal väikese liistu, mille külge omakorda me saame hakata neid katuselaudu panema. Nüüd, kuidas jällegi täpselt sellist otsaviilu kujuga laudise lõiget saada? Selleks on jälle mingit šablooni vaja. Nüüd, mis ma tegin? Ma paigaldasin meil siia meie katusekalde nurgaga nii-öelda sellise viilu šablooni. Kõigil hakkab kindlasti silma see rippuv metallese ja mõtlevad, milleks seda siia vaja on. Ja tegelikult seda mul oli vaja selleks, et ma saaksin selle šablooni siia peale asetada selliselt, et hari jääb täpselt keskpunkti. Selle ma saavutasin selliselt, et ma mõõtsin ära, mis on mul nii-öelda selle roovi keskpunkt, tõmbasin siia joone. Nüüd samamoodi ma teadsin, kui kõrgele ma siit otstest pean oma selle nii-öelda šablooni panema ja edasi seda šablooni nihutades sain ma lõpuks selle rippuva nööri täpselt endal siia joone peale. Kui see on paigas, siis pole muud, kui tõmbame šablooni järgi üles endal joone
Ja see on see, milline see laud meil tegelikult siis tulema peab. Nõnda. Järjekordne laud valmis ja nüüd ei ole muud kui tegelikult täpselt sama süsteemiga kogu see tagumine sein valmis teha ja paika naelutada. Meil on küll see tööriistakap nüüd tuvastesse tingimustesse plaanitud, aga mine tea, äkki ükspäev tekib tahtmine õue tõsta, siis kasutame igaks juhuks ikkagi õue kruvisi ja jällegi, kui mingi asi läheb õue või on oht, et läheb õue, siis jälgige, et teil see punane vihmapilve märk oleks kruvipaki peal, sellepärast, et selle järgi saate aru, et niisama naljalt see kruvi rooste ei lähe ja kestab välitingimustes natukene kauem. No selline see kapp meil praeguse järjega on, nagu näha, siis see on täiesti poolik. Küll aga on tal juba selline täitsa asjalik kapikuju. Mis meil järgmiseks teha? Tuleks teha siia viilu ots, tuleks teha uksed ja tuleks peale panna katus. Nüüd katuse ja uksed, ma usun, teeme järgmises saates. Seal saab ka üht-teist head nõu anda ja natuke selle asja ümber juttu puhuda. Viilu otsa toimetan ma siin vahepeal ära. See on sisuliselt sarnane töö nagu tegelikult teisel pool laudise panemine. Nii et loodan, et siin olid mõned asjalikud nipid, mida mõnes tulevas projektis kasutada ja räägime järgmine nädal edasi.